Tere, mina olen Lilian Kold ja tänase Noorteseire Radar podcasti uus episood on aprillikuus Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö. Need staatuses noorte õpiteekonna jätkamise toetamine, enesejuhitud õppimise eelduste hindamise ja arendamise kaudu. Ja meie külaliseks on Kerli Kõiv, Tartu Ülikooli noorem lektor. Tere, Kerli! Tere! Mul on väga hea meel sinuga siin täna kohtuda ja rääkida lähemalt sinu just värskelt valminud doktoritööst. Nii et alustame võib-olla kõige põhilisemalt. Kui räägime haridusest ja tööturul eemal olevatest noortest, siis kellest me tegelikult räägime? Me räägimegi nendest noortest, kes mingil põhjusel ei ole oma õpiteekonda jätkanud või ei ole ka tööle läinud. Ja selles mõttes seal võib olla väga erinevaid noori, eks ole, et selle sihtrühma sees võib-olla keegi hooldab kodus oma lähedast, võib-olla on keegi hoopis maailma läinud rändama, võib-olla keegi otsib tööd, aga ei ole täpselt seda leidnud ja on hõivamata selles mõttes. Et neid võib olla väga erinevaid ja mõned võivad olla ka mingite haiguste tõttu töölt ja haridusest kõrval, et selles mõttes see sihtrühm on väga eripalgeline. Et väga erinevad noored on seal ja väga erinevate põhjustega. Just. Selge. Kui mõned noored satuvad olukorda, kus nad ei õpi ega ei tööta, siis kui erinevad on nende noorte lood ja taustad? Ilmselt pole ühtegi sarnast lugu. Et kui, ma ei tea, kui ütleme Eestis on 20 000 selle sihtrühma noort või selles kõrges riskis noort, siis ma arvan, ühtegi sarnast lugu ei leia. Et need põhjused võivad ju olla väga erinevad ja üldiselt ka need erinevad riskitegurid või põhjused ka akumuleeruvad ja seetõttu ongi ka lugu eriline. Ikka lugu eriline ja erinev. Ja. Peatame korraks ka võib-olla avalikel hoiakutel, et millised on suurimad väärarusaamad nende noorte kohta? Otseselt ma ju sellist teemat uurinud ju ei ole, et millised need väärarusaamad on, aga iga kord, kui ma märkan näiteks meedias, on ta lehes või kusagil mujal, mingisuguseid pealkirju või kommentaare, kus püütakse rääkida selle sihtrühma noortest kui, ma ei tea, lumehelbekestest või ma ei tea, laiskadest noortest või ma ei tea, vanemate poolt ülekaitstud noortest, mis iganes variandid võivad olla, siis ma küll mõtlen, et selle koha pealt tehakse noortele liiga. Et seal taga võib olla väga valus lugu, seal võib olla väga suur noore pingutus, aga mingisugused muud olustikud tema ümber ei toeta teda piisavalt, et ma arvan, et need on need väärarusaamad, et rääkida noorest, kes üldse ei taha midagi või ei soovi midagi. Ma arvan, et igal inimesel on plaan ikka siin elada ja ennast teostada. Ja, olen sinuga nõus sellest aspektist. Ja. Järgmisena võib-olla vaataks haridusteed noortest, et millistel põhjustel noored kõige sagedamini hariduste eest kõrvale jäävad? Mulle endale selle õppimise teekonnal sattus ette üks teadusartikkel, mille olid koostanud Goebbels ja teised tema kaasautorid ja see analüüsis hästi erinevaid riskifaktoreid tulenevalt hästi erinevatest teistest teadustöödest ja tegi sellise kokkuvõtte, et mis on siis need peamised riskifaktorid, miks siis ikkagi koolist väljalangemise riski satutakse. Ja sealt tulebki tulevad perekondlikud faktorid, lapsevanematest tulenevad faktorid, inimese enda personaalsed faktorid, siis ka need, mis on seotud võib-olla sõprade ja sellise riskikäitumisega ja ka koolist tulenevad faktorid. Nii et ma arvan, et see, miks ta ühel hetkel õppest välja langeb, on mitmete nende faktorite koosmõju, ilmselt mingi on nendest tugevam, mis domineerib ja
ja mõni vähem, et kui ma olen seotud ka noortegarantii tugisüsteemi nii-öelda Võrumaa ja Põlvamaa nagu teostamisega, ma aitan neil pisut analüüsida nende tulemusi ja nende noorte tausta, no sealt tuleb ka ikkagi palju kuidagi oluliselt esile see, et need personaalsed faktorid on hästi olulised, see vaimne tervis, noh, üldse selline isiklik toimetulek iseendaga ja ma ei tea, raskustega elus ja kõik see personaalne, mille taga kindlasti on ka tema perekogemused, tema lastevanemate olemasolu ja ka kindlasti see, mis on koolis juhtunud, et kui palju tuge ta koolist ja mõistmist sai, et nii nad lõpuks kuhjuvad. Et õnneks ka selle meie maakondliku nagu seire vaates on kõige vähem seda antisotsiaalset riskitegurit. Et tegelikult ei ole need noored ei kuritegelikud ega suurte sõltuvusainete mõju all, vaid hoopis teised asjaolud, et need on pigem tulemused mingitele sekkumiste ja toetamise nagu puudustele. Aga muidu on jah sellised isiklikud toimetulekuoskused selle taga. Selge. Aga kui vaadatagi võib-olla nagu rohkem, sa mainist ka lastevanemate rolli ja vaadata rohkem sinna sisse, siis milline roll on nii-öelda lapsevanemal ja võib-olla siinkohal ka noorega töötaval spetsialistil, et siis nii-öelda ennetada need staatusesse langemist? No muidugi vanema tugi on ju kõige olulisem, sest ühel hetkel ju kooli tugi ju ikka kukub ära, sest noor ju liigub oma elus edasi, aga see lähivõrgustik on see, kes peab tema kõrvale jääma. Samamoodi ka ju, kui noored ongi praegu ka nendes tugimeetmetes, keda aidatakse tagasi tööle või koolis, siis see tugi ka ju ühel hetkel lõpeb ära ja seetõttu on hästi oluline, et see lähivõrgustik ja perekond mõistab, kuidas tema saab aidata. Aga sealt ka perest tuleb hästi palju seda, ka kahjuks ka seda toest nagu ilmajäämist ja kogu seda sotsiaalmajanduslikku olukorda, mis võib lõppeda sellega, et ta valib eriala, mida ta saab kodu lähedal õppida, sest lihtsalt perel ei ole rohkem võimalusi ja siis see ju tegelikult ei ole see, mis teda huvitaks, ja kõik need lood, neid on jälle hästi palju ja erinevaid. Aga kindlasti kool ja pere on hästi olulised nii-öelda need osapooled selle noore toetamisel. Nii-öelda. Kodus ta saab kaasa selle põhja ja muidugi ka selle hoiaku õppimise suhtes. Ka selles osas peavad pered väga kriitiliselt vaatama, et milline on lapsevanemate enda hoiak üldse õppimise suhtes ja kuidas see mõjutab tema lapse hoiakut õpetajate, tugispetsialistide, ma ei tea, riiklike süsteemide suhtes. Et nii-öelda see vanemate roll on nagu siuke baaspõhi ja oluline, aga siis noortega töötavad spetsialistid, jah? Nemad samamoodi, et kogu see tervik ju see noore ümber olev täiskasvanute hulk on ju tervik noore ümber ja lihtsalt seal võib-olla on võib-olla erisus see, et kui palju päevast keegi kellegagi aega veedab, eks ole, et kui noor inimene on ikkagi koolis formaalõppes, siis ju tegelikult 8 tundi on ta nende õpetajate ja koolitöötajate nii-öelda silma all ja toetuses ja sellest väga palju sõltub, kas me teeme endast parima, mis me teha saame, kas me jätame midagi tegemata. Ja siis tulevad ju erinevad huviringid, noorsootöötajad ja õhtul siis on see kodu, kus laps lõpetab oma päeva. Et see on tervik. Ja kõikide nende inimeste hoiakutest ja märkamisest sõltub see, mis ühel päeval noore inimese elus juhtub. Ja. Sinu doktoritöös on ka keskne mõiste enesejuhitud õppimisel, et mida see tähendab nii-öelda, kui lihtsas keeles see ümber seletada? Ja selle kohta on muidugi erinevaid definitsioone, aga kui siin nüüd niimoodi kiirelt ja lühidalt öelda, siis ja mida kusjuures aetakse väga palju segi ka enesereguleeritud õppimisega, et see on ka võib-olla see koht, kus see nagu lahti rääkida. Jaa, väga hea. Enesejuhitud õppimine, vähemalt minu töö kontekstis ja ka laiemalt maailmas on ikkagi see lähenemine, et nii-öelda ennast juhtiv õppija, ta teab, miks ta midagi õpib, kuhu ta tahab jõuda, milline on see tema teekond, ta ise kujundab seda, ta oskab
analüüsida iseennast, enda vajadusi ja sellest lähtuvalt ka oma arengutee kujundada. Et kui me räägime rohkem eneseregulatsioonist, siis see on nüüd see, kus ta nüüd on selles protsessis ja see, et et kuidas ta õpib. Aga see enesejuhitud õppimine on pigem see, et miks ta õpib või mis on tema siis selline suurem või laiem plaan siin elus ja kuidas ta ennast arendab või mida tal on vaja õppida, et seda plaani siis teostada. Väga hea teada, nüüd on see nagu selgelt välja toodud. Aitäh. Nii et miks on enesejuhitud õppimine tänapäeva ühiskonnas järjest olulisem? Ja miks seda nii-öelda ka need kontekstis on hea ka arvestada või oluline arvestada? Üks kõige olulisem ju aspekt või põhjus, miks me peaksime olema hästi enda õppimist juhtivad, on ju see kiire muutuv ühiskond, kus tänapäeval ei õpita õpetajaks ja jäädakse sinna 50 aastaks sest maailm võib nii palju muutuda ja inimese huvid ja võimalused ümberringi võivad nii palju muutuda, et ta ühel päeval otsustab, et ta ei soovi olla enam õpetaja, ta tahab hoopis olla IT-spetsialist. Või ka see digitehnoloogia areng ju nõuab meilt pidevalt uusi oskusi. Ehk siis ükskõik isegi, kui me jääme õpetajaks või noorsootöötajaks. Et see tähendab seda, et me peame pidevalt nagu kohanema ja aina rohkem tuleb seda kohanemist ja selle kohanemist tähendabki ju seda, et me peame ennast arendama, me peame midagi maha jätma, midagi juurde õppima ja see on see, miks sellist enesejuhitud õppimist ja neid oskusi nagu väga vaja on. Sest siis ma kohanen rutem, ma mõistan, mis on see, milline tee mind selles teede paljususest nagu kõnetab ja olen teadlikum ja tegelikult olen ka rahulolevam oma eluga, sest ma olen osanud teha endale sobivaid valikuid. Kui maailm oleks selline lihtsakoelisem ja ühekülgsem, siis ma arvan, et oleks lihtsam. Aga mida mitmekesisemaks ta muutub, seda rohkem on meil neid oskusi vaja. Ja kui me mõtleme neid noori, kes ei õpi ega tööta, siis tegelikult peaks ikkagi kool ja pere, pere puhul ma ütlen, et ei saa igalt perelt ja lapsevanemalt oodata, et tal on nüüd haridust toetavad oskused kodus olemas. Et seetõttu langeb see suur rõhk ikkagi koolile, et minu silmis ikkagi sellise põhihariduse ja üldhariduse raames peaksime me ikkagi suutma noored ette valmistama ka selleks eluks, kui ta on selle lõputunnistuse kätte saanud ja hakkab nüüd kujundama ennast mingis valdkonnas meistriks. Ja siis on ta ju saanud kaasnevad oskused, kuidas seda teha. Ja sellega kaasnebki ju see, et seal haridusasutuses peab ka toetama seda, et see noor inimene mõistab, mis on ta tugevused, mis on ta huvid, ta on saanud erinevaid asju proovida, ennast ära tunda ja teab ka, kuidas siis mingites olukordades ka negatiivseid kogemusi enda jaoks nagu ümber mõtestada. Aga kui ta ei ole seda saanud või on seal midagi puudu jäänud, siis tal tekibki ilmselt see olukord, kus ta ei usu enam endasse, et ta saab keeruliste olukordadega hakkama. Lõpuks tekib loobumine, sest ta enam ei suuda taluda, et ta nii palju ebaõnnestunud, hindeid või tulemusi saab ja ta pigem ei tahagi endale seda emotsiooni, jääb õpingutest kõrvale. Ja tekib see väljakukkumine ja teine koht on nüüd see, et kui ta sealt on ju koolist välja langenud, tööle ka ei ole läinud, siis mis ei ole ka lahendus tegelikult. Töö annab sissetuleku, aga kas see on nüüd see töö, mida ta kus on tema kutsumus, siis ta ka ju ei oska analüüsida, kus ta on, mis ta on, mida ta tegelikult tahab, kuidas abi küsida, et millised ressursid tal on, et selles mõttes on neid enesejuhitud õppimise oskusi vaja ka sellest olukorrast välja tulemisel. Ja minu töö mõttes võib-olla see, mis mind nagu lükkas ka seda doktoritööd selles võtmes tegema, oligi see, et me mõistaks seda, et kui me neid noori, kes on õppest välja langenud ja tööl ka aega, ja kui me tahame neid nagu toetada, et meie toetus ei põhineks sellisele formaalselt ette antud nagu süsteemile, et oluline, et ta on tööl või koolis ja meil on need arvud väikesed, eks ole, et mitte, et meil on küll haridusstrateegias on kenasti riiklikult sees, et niitnoorte arv peab langema 9%-ni, mis on arvuline näitaja, aga
see, et millist muutust nende toetustegevuste sees me peaksime samamoodi nagu taotlema, seda nagu nii hästi välja ei tule. Et me ei mõõdaks meie edu ainult siis selle protsendi muutmisest, ehk siis meie edu ei ole ainult see, et me saame need noored kooli või tööle tagasi, vaid ikkagi see, et kui me nad tagasi saame, et nad ka ära langeks sealt uuesti, et nad ikkagi seal püsiks ja edasi liiguks ja seda saab teha ikkagi inimene, kes oskab oma sellist õpingut või arengut juhtida. Ja seetõttu on ka see enesejuhitud õppimise oskus minu meelest üks võtmekomponent seal. Jaa, kui minna nüüd võib-olla veel nagu sinna sügavamaks, siis sa küll puudutasid seda teemat, aga milliseid oskusi või omadusi on siis enesejuhitud õppimise aluseks? Ja jah. Ja no selles mõttes neid seda enesejuhitud õppimist on käsitletud ju ammu, ta lihtsalt tänapäeval tuleb järjest rohkem esile. Mina enda teemas, enda uuringus ja doktoritöös tahtsingi välja uurida, millised komponendid on just nende noorte puhul olulised, kes on välja langenud õppest või väljalangemise riskis. Kuigi tulemusena ma ütlen, et need faktorid on ükskõik kelle puhul sama olulised. Ja muidu üldiselt ikkagi teda käsitletaksegi ikkagi sellise hoiakõppimisele või kuidas suhtutakse õppimisse ja sellist tulevikuvisiooni. Aga need komponendid või faktorid, mis minu uurimustöös välja tulid, olid siis 6. Et oligi siis selline metakognitsioon, ehk siis inimene oskab mõelda oma mõtlemisest ja oma õppimisest. Siis on selline vastutusvõime. Siis on raskustega toimetulek või resilientsus, et kuidas ma kohanen või tulen toime raskustega. 3 sai ära, siis avatus uutele kogemustele, see, et ma julgen proovida, ma tahan proovida, ma olen valmis tundmatusse minema. Siis see tulevikuvisioon ja siis see positiivne hoiak õppimisele. Et need 6 faktorit tulid, nagu moodustavad selle konstrukti nagu kokku. Ja ma arvan, et ma siiani usun, et see on täpselt see kombinatsioon. Kas need faktorid on siis nii-öelda need noortel madalamad? Ja mina ühes uuringus siis, kus ma ka seda oma küsimustikku lõin, siis ma ka hindasin seda, et teoreetiliselt ma võin ju seda väita, et justkui kirjandus kõik räägib seda, et justkui peaks olema sellised isiklikud oskused ja madalamad, et aga siis kuidas tegelikult on ja siis ma tegelikult hindasin küll ja võrdlesingi siis need staatuses noorte ja õppivate või töötavate noorte siis enesejuhitud õppimise oskuste tulemust oma testi kaudu, millest siis tuligi välja, et jah, nende 2 rühma või grupi tulemused on statistiliselt oluliselt erinevad ja nii noortel on nad madalamad. Ja kui me võtame need 6 faktorit, mis ma just nagu mainisin, siis keskmine oli kõik olid madalamad, aga nii-öelda teaduses võetakse oluliseks ikka seda, millel on siuke statistiliselt oluliselt suur vahe ja siis need olid siis vastutusvõime, avatus uutele kogemustele ja tulevikule orienteeritus. Et need olid siis 3 faktorit, mis olid oluliselt madalamad kui nendel noortel, kes õpivad või siis mõni ka nendest juba töötab. Ja mis siis jälle edasi inspireeris mind mõtlema, et kuidas siis neid faktoreid või neid enesejuhitud õppimisoskusi siis üldse nendel noortel nagu arendada. Aga kui võtta jälle, vaadata nende faktorite sisse, et mis seal siis taga võib olla, või et kuidas siis nii, et siis tegelikult ju ongi see, et kui me mõtleme avatust uutele kogemustele, kas siis on nende võimaluste puudus üldse, et proovida uusi asju, jäädakse sellisesse ühte kohta kinni, jäädakse mugavustsooni, ei julgeta proovida uusi asju ja võib-olla pole ka siis neid erinevaid osapooli, kui sa juba oled koolist ja kõikides asutustest eemal, isegi tööl ei käi, siis kes sulle neid võimalusi ikka tooks, on ju. Ja teine pool, näiteks see tulevikuvisioon, et tegelikult ju ka on leitud, et ju need, kui noored satuvad ka sellisesse seltskonda või sõpruskonda, kus on teised samasugused, siis kogu grupi selline tulevikule orienteeritus on suht madal, ehk siis nad toetavad sellist päev korraga elamist, nii-öelda üks teisel või sellist lähenemist koos.
või siis ka teine, et lihtsalt elus on olnud nii palju negatiivset, et kas siis peres on midagi juhtunud negatiivset või on siis õpingute jooksul juhtunud midagi negatiivset, et ta lihtsalt ei usugi, et on ka temal võimalik üldse tulevikule mõelda kuidagi positiivses võtmes. Et noh, need on sellised täiesti nagu seostatavad ja mõistetavad. Et vastutusvõime, see on ka see, et kindlasti kui praegu kuulaks ka mõni õpetaja meid, et et siis ta ütles, et jaa, näed, et ta ei tee, et ta ei võta vastutust, et oma õppimise eest, et tema ise peab need tööd ära tegema või need ülesanded, et ta ju õpib ise endale, et ilmselt selline hästi tuttav olukord meil kõigil lihtsalt, milline, kuivõrd me keegi valmis oleme vastutust võtma. Et siin teatud seoseid näeb. Oma doktoritöös sa töötasid ka välja hindamisvahendi STL-NEET. Mida see hindamisvahend nii-öelda mõõdab ja miks oli just nii-öelda uut mõõdukit vaja? Ja võib-olla kõlab imelikult, mis STL-NEET tähendab, on ju. Jaa. Et kui seda NEET noore mõistet siin, not education, employment or training, on ju, võib mõista, et mis STL on. See on ka lühend ingliskeelsest self-directed learning mõistest. Ja seesama, mida ma nimetasin, et kui ma võrdlesin neid NEET noorte ja õppivate noorte nagu tulemusi, siis ma kasutasingi juba seda enda loodud nii-öelda hindamisinstrumenti, mis on siis 34 väitest koosnev ja hindab neid sama 6 faktorit, mida me siin nimetasime, metakognitsiooni ja nii edasi. Ja selles mõttes ta mõõdabki siis seda enesehoidjad õppimise oskust. Aga jah, küsimus, neid on ju äkki maailmas veel, muidugi on veel ja on tehtud väga auväärt nii-öelda uurijate poolt. Aga kui ma neid nagu analüüsisin oma töös ühes uuringus, siis tegelikult seal on väiteid nendes küsimustikus, väiteid, mida ei saa küsida NEET-staatuses noore käest. Näiteks, et kuidas on õpetajatega mingi toimimine või õppekeskkonnas mingi toimimine. Et sealt tekkis ka see, et ilmselt tuleb leida nagu küsimustik, kus sellised väited on nagu välja võetud. Ja muidugi väidete loomise aluseks olid ikkagi need maailmas olemasolevad küsimustikud, aga ma lõin ta siis selliseks NEET-noorele kohandatavaks ja siis nii-öelda valideerisin siis ka läbi siis selle, et need erinevad noored vastasid sellele ja mille tulemusel ka selgus, et sealt tuleb ka see erinevus välja, nii et järelikult ta mõõdab seda, mida ta mõõtma peab. Et lihtsalt sellepärast, et tegelikult on maailmas väga vähe teaduskirjandust NEET-noorte oskuste kohta või kõikide selliste ka enesehoidjad õppimise sekkumiste kohta, et seetõttu tuli mõni asi ise luua. Aga kui nüüd vaadata lähemalt, et siis kes võiks selle hindamisvahendi nii-öelda oma töösse kasutusele võtta? Selle võib võtta kasutusse klassijuhataja, näiteks saades oma klassi kätte, eks ole, võib-olla näiteks 5. või 7. klassis või ka gümnaasiumi alguses, et väga väikestele ta kindlasti ei sobi. Ja sealt, et vaadata, et kuidas nende selline valmisolek ennast juhtivaks õppijaks olemiseks on. Samuti noorsootöötajad ka, et mõista, et võib-olla mis tegevusi noortele planeerida, aga kahtlemata kõik need, kes püüavad nii-öelda toetada NEET-staatuses noori. Sest kui seda küsimustikku kasutada, siis sa tegelikult näed ka nende faktorite mõistes ära, et millises faktoris ta kõige rohkem tuge vajab. Ja hiljem saad ka ju mõõta, kas on ka toest abi olnud. Et kellel on võib-olla rohkem vaja toetada seda avatust, kellel hoopis mõistmist iseenda mõtlemisest ja õppimisest, et see annaks nagu selle tulemuse kätte. Sa mainisid oma jutus vahepeal, et väga väikestele või noortele see ei ole, et võib-olla korraks mainiks võib-olla vanuse üle, et kus alates mis vanusest? Ma arvan, et mingi 13+ oleks kindlasti valmis seda. Ja, ma küll ei ole seda proovinud nii väikse sihtrühmaga, nii noore sihtrühmaga, aga ma usun, et ta toimiks. Ja kui me räägime sellest STL-NEET hindamisvahendist, siis kuidas see toetab noorte NEET-staatuses langemise ennetamist või kuidas see aitab sellest staatusest välja tulla? Võib-olla kui ainult seda küsimustikku kasutada, siis see ongi seesama, et mis ma juba nimetasin, et
sa saad selle tugi, toetava inimesena selle noore kõrval, sa saad selle fookuse või toe nagu täpsemalt aru, kuhu sa peaksid teda suunama. Et võib-olla mingites faktorites on tal nagu hästi. Ma ei tea, ma olen armastanud nagu tuua võrdlust, et matemaatika on ka üks tervikkonstrukt, aga matemaatika koosneb ka väga paljudest asjadest, on ju. Mõni on väga hea protsentarvutaja, mõni hoopis teeb kolmnurkade, mingeid nurki arvutab väga hästi välja, on ju. Et see on see samamoodi, et selgitada välja, millest täpsemalt ta rohkem tuge vajab, et vajab tuge ja millega on väga hästi. Jah. Liigume siit edasi ka nii-öelda hindamisvahendid sekkumise juurde, et doktoritöö tulemusele on valmis sul ka nii-öelda sekkumismudel. Ole hea, räägi, millest see koosneb? No kui mu doktoritöö koosneb 4 erinevast uuringust ja laias laastus ma nimetan, et mul on doktoritööl nagu 2 osa. Ja osadeks ta tulebki sellest, et mis on selle osa väljund, et esimese osa väljund on see hindamisinstrument ja teise osa väljund on sekkumine. Et kui ma sellest esimesest osas sain kätte selle, et milles noored vajavad tuge, siis tuleb ju teises osas välja mõelda, aga kuidas me neid toetame. Ja siis selle põhjal jälle võtsin siis teaduskirjanduse kätte ja analüüsisin seda, et milliseid siis erinevaid tegevusi on kasutatud just nende faktorite, mis minul välja tulid nende toetamiseks, et sealt siis lõin siis sellise sekkumismudeli, mis siis koosneb sellest loomulikult esmalt, et on vaja need spetsialistid ära koolitada, siis on pisut sellist toetavat materjali vaja, mida kasutada, siis ta koosneb sellisest individuaalsest vestlusest siis noorega ja siis on sellised käed külge tegemised, on see siis projektõpe või noorte omaalgatuslik mingi tegevus, selline, mida võib siis koos teiste noortega teha ja siis nagu järelmentorlus ja siis läbivalt on siis selline reflekteerimine nagu selle protsessi osa, et tekkis selline nagu mudel. Ja siis muidugi uudishimu on ju nii suur, et tahtsin minna ka seda piloteerima, et selgitada välja, et kas sellel sekkumisel ka mingi mõju üldse on, et tore on ju selline mudel kokku panna, aga kas ta ka kedagi üldse mõjutab ja siis ma tegin ka selle piloteerimise läbi ja hindasin siis, mul oli nii kontrollgrupp kui ka siis eksperimentgrupp, kes siis selle läbi tegi ja siis ma võrdlesin neid, kes midagi ei saanud ja need, kes said sekkumise, et kas seal ka erinevusi on. Et see oli siis minu selle uurimustöö nagu teine osa, et anda sellist ka praktilisi tööriistud, üks on hindamisvahend, aga selline praktiline tööriist ka siis neile, kes noortega töötavad. Et see oleks nii-öelda kohe olemas ja saaks kasutada. Miks ei piisa sageli ainult sellest, et noortele öelda, mine kooli tagasi, kuidas aidata tal taastada oma usk võimetesse õppijana? Seesama, mis ma ka enne mainisin, et ta võib ju sinna tagasi minna tööle või kooli aga kui me ei ole võtnud aega temaga seda mõtestada, millist osa tema eluplaanist see samm üldse nagu täidaks või ka teda ette valmistada selleks üldse õppimisse tagasitulekuks, sest ega siis kui tal on midagi ebaõnnestunud ju varem, et ega need ei kao, need võetakse sellesse uude situatsiooni kaasa, et me peame ka pühendama aega sellele, et luua näiteks ka õppimisest nagu taas uus positiivne nagu lähenemine. Kui me ka piloteerisime seda sekkumist, siis oli neid noori, kes olid ju umbusklikud selle olukorra kohta, kus me oleme, et kas te olete õpetajad, kas te olete nagu klassiruumsi, et nad nägid nii palju selliseid mingeid elemente selles olukorras, mis meenutas talle koolikeskkonda, kus tal ilmselt võis olla mingeid halbu mälestusi. Ja siis me ikkagi hästi teadlikult võtsime aja selleks, et teha noortega erinevaid tegevusi, aidata üldse õppimist nagu ümber mõtestada, et õppimine ei ole ainult see klassiruumis laua taga, vaid ka see, mis meil siin praegu on õppimine, igast kogemusest on võimalik õppida. Ehk siis õppimise mõistmise nagu muutus on
noh, sellesse tuleb aega panna. Ja muidugi, noh, see ei puuduta mu doktoritööd, aga see on järeluuring, aga noh, võib-olla siin ka ära mainida selle koha pealt see, et uue aasta kevad või noh, alguses kindlasti ma loodan, et juba jõuan ära avaldada ka siis nii-öelda järeluuringu, kus ma tegelikult need noored, kes mul sekkumises osalesid, tahtsin teada, kuidas on olukord 1,5 aastat hiljem. Ja kui neid samu faktoreid vaadata, siis mis oli minu tegi väga õnnelikuks ja rõõmsaks see, et läbivalt on tõusnud hoiak õppimisele. Et noh, järelikult mingi õppimise, mõistmise nihe toimus. Ja võt see on, ja siis see tähendab seda, et ta usub, et ta saab millegagi hakkama, eks ole, et võtame selle õppimise nagu tükkideks ja proovime väiksemate sammudega ja seda eduelamust pakkuda. Et ma arvan, niimoodi me saame tagasi noored. Ole hea, räägi mulle lähemalt, mis oli selle nii-öelda mõju? Ja selle sekkumise mõju ma hindasingi, enne ma nimetasin, mul oli kontrollgrupp ja eksperimentgrupp ja kusjuures ma pean ka nimetama selle ära, et ma pidin selle tegema rahvusvahelise, sellepärast, et selleks, et piloteerida ühte sekkumist, peab sul olema niisugune kriitiline hulk noori inimesi sel ajahetkel ja see ei tundunud reaalne Eesti põhjal teha, ma tegin seda rahvusvaheliselt ja mul oli suur õnn, et Haridus- ja Noorteamet toetas läbi Erasmus+ programmi minu sellist projekti ja me tegime sellest tegelikult 4 riigi koostöös, nii et mul olid selles sekkumises Malta, Põhja-Makedoonia, Türgi ja Eesti noored ja noorsootöötajad. Ja mis sinna kõrvale panna, tegelikult, mis see on see uurimuse eesmärk, aga ma arvan, et selle uurimuse tulemus kinnitab ka väga hästi, kuivõrd suur mõju on sellistel rahvusvahelistel projektidel üldse noortele. Aga kui minna selle sekkumise juurde, siis kui ma võrdlesin siis selle 2 grupi tulemusi, ehk siis kes olid kodus, kes mingit tegevusi ei saanud ja need, kellel olid siis mentorlused, ühistegevused, et siis ma hindasin alguses, siis vahepeal ja siis lõpus neid tulemusi ja kui võrrelda alguse ja lõpu tulemusi, siis 6 kuud oli see sekkumine, 6 kuuse vahega, siis üldine enesejõud- õppimisoskuste tase tõusis neil, kes sekkumises olid ja ta tõusis peaaegu siis kõigis faktorites, aga mitte 2. Ta tõusis, keskmine hinne tõusis, aga statistiliselt mitte nii oluliselt. Oli siis see raskustega toimetulek, ehk see resilientsus või selline kohanemine ja teine oli vastutusvõime. Ja kui jälle aga need teised kõik, hoiakud, tulevikuvisioon, avatus, metakognitsioon, need kõik kasvasid oluliselt. Ja kui jälle mõelda selle peale, et mis siin siis taga on, ilmselt need on jälle need sellised faktorid, mis vajavad rohkem aega, et muutust tuua, või siis teisipidi, ka teine vaade sinna juurde, et ilmselt võib ka seal taga olla palju erinevaid muid aspekte ja faktoreid, mis ületavad ilmselt selle õppimise keskkonna, mis võivad mõjutada, et võib tulla perest, oma hetkel üldse sellistest tingimustest ja kõigest muust, millega ta veel peab elus toime tulema, mitte ainult siis õppimine. Et ilmselt see vajab pikemat piloteerimist, uut uuringut, mida iganes. Samas on nagu hea kuulda, et neid muutusi on nagu märgata mitte ainult 2 faktoris, vaid teistes, aga samas on ju 6 kuud ju lühike aeg, eks ju, et selles suhtes on ja ega siis ka selline enesejõudude õppimine, ega see ei olegi selline tegevus, mille sa saad mingi kursusega selgeks. See tulebki nagu läbi elu, läbi proovimise ja mida rohkem sa seda mõtestad, seda paremini hakkab tulema. Aga kui nüüd minna edasi, siis milline roll võiks olla noorsootööl, huviharidusel ja tegevustel nii-öelda noorte haridussüsteemis püsimisel? Kui ma mõtlen selle kas või selle oma sekkumise peale, siis see sekkumine ka näitas seda ja isegi see, kui see kõik ei tule, kõik need emotsioonid ei tule uurimuses ju välja, aga see, mida ma kogesin nende noorte kõrval olles, siis tegelikult kõik need tegevused, mis puudutavad näiteks need miniprojektid või omaalgatuslikud projektid, projektõppe, huvipõhine õpe, kõik selline, kus see noor saab oma huvist lähtuvalt midagi teostada, vastavalt siis oma arengu eesmärgile, mis ta on kas või lühiajalise seadnud. Et sellel on hästi suur mõju ja positiivne mõju ja nüüd ongi see, et minu meelest pakuvad just need
valdkonnad, mis puudutab noorte valdkonda, kui noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, neid võimalusi, kus noor saab tegeleda oma huviga, võtta vastutust, avastada uusi asju, tegevusi, et seal on nagu tohutu potentsiaal, et ka koolid võiksid veel rohkem näha nagu seda potentsiaali kooli kõrval, isegi kui kool ise ei jõua teha kogu seda oma algatusi ja projektipõhiseid asju, siis kaasata partnerid kõrvalt. Kas siinkohal saad sa ka välja tuua, et kas noored siis usaldavad näiteks noortekeskusi või noorsootöötajad rohkem kui mõnda ametlikku asutust või seal töötavaid siis inimesi? Ma ei tea, aga ma arvan, et see sõltub palju sellest inimesest, kellega tal on tekkinud selline usalduslik suhe. Ja lihtsalt noorsootöötajatel ja neid, kes on seda valdkonda õppinud, neil on ju, ega seda ei õpitagi muidu kui ikkagi selleks, et omada neid eripäraseid oskusi, et töötada noortega. Lihtsalt nendel spetsialistidel on see oskus, kuidas olla noore tasandil, tema mõtetega samastuda, proovida, näha läbi noorte silmade neid olukordi. Et see lihtsalt soodustab seda, et nad võivad usaldada noortega töötavaid inimesi rohkem kui ametnikke, kes teinekord jälgivad lihtsalt sinu kohalolemist, mõtlemata, kas need on sisulised kohalolemised. et seal võib olla nagu see erinevus. Sa ennem tõid ka välja selle koostöö kooli ja nagu noorsootöötajate vahel, siis võib-olla sa nagu laiendaksid ka teemat, et kuidas siis peaksid koolid, omavalitsused ja noorsootöötajad omavahel nii-öelda rohkem koostööd tegema? Kui mõelda üldse sellist koolist väljalangemise nagu ennetust laiemalt, mitte siis ainult minu uurimustöö kontekstis, siis seda koolist, see, kui noor jõuab selleni, et ta koolist välja langeb, seal on veel 7 erinevat nii-öelda värvikammat, mis algab sellisest esimesest võib-olla märgist ja märkamisest. Ja mina näen, et hästi oluline on juba selle esimese märkamise juures, me teeme kõik koostööd. Et mitte ei tee koostööd, ei hakka koostööd tegema siis, kui ma ei tea, klassijuhataja või sotsiaalpedagoogi nagu ressursid ammenduvad. On ju, ja tegelikult me sest nagu ma enne mainisin, et riskitegureid võib olla väga erinevaid. Ja kui me nende riskiteguritega nagu paralleelselt tegeleme juba algusest saadik, et siis ilmselt me suudame ära ennetada üldse selle väljalangemise. Et seetõttu ma soovitaks küll hästi varakult kogu see võrgustik noore ümber nagu aktiveerida. Et ühelt poolt siis juba veel saab töötada tema huvidega ja motivatsiooniga, et hiljem on see ju palju raskem. Sa tõid selle välja, et kui noored puhul on näha kohe esimeseid märke, et siis kohe peaks hakkama tegutsema, et siinkohal siis kas siis tegelikult peaksid kõik need võrgustiku liikmed ju mõistma ja rääkima nagu ühist keelt. Et mis need riskid nagu oleksid? Ongi see, eks selle võrgustikud põhialus ongi, et ühine töökultuur, ühised väärtused, üks mõistmine, et kõik pannakse, kõik see teadmiste ressurss, hoiaku, kõik ressurss pannakse keset lauda kokku ja vaadatakse, kes mida siit saab teha. Et lisaks informatsioonile on ka igalühel erinevaid ressursse ja teadmisi ja oskusi. Et mul hiljuti või sel aastal hästi toredad tüdrukud paaristööna tegid ka Tartu Ülikoolis oma bakalaureuse töö väga edukalt ja uurisid just sotsiaalpedagoogi rolli noore toetamisel ja ka nendest riskiteguritest lähtuvalt, mis ma alguses Google'si kriteeriumid olid. Ja loomulikult tuleb ka sealt välja, et sotsiaalpedagoogi piirid ongi töötada kooliga seotud riskiteguritega. Aga kui neid riskitegurid on teisi, siis nendega peavad ju tegelema samal ajal teised, aga seni, kuni me ei jaga seda lugu teistega, siis sel ajal jäävad need kõik tähelepanuta. Ja siis teised ei tea. Oskad sa välja tuua, millised praktikad töötavad just võib-olla kõige paremini nagu väiksemates piirkondades või kas saab üldse midagi niimoodi välja tuua? Ma ei tea. Ma ei tea, mul ei tule see autor kahjuks meelde, aga
aga oma tööd tehes see oli üks Soome kogemus, kus ka just seda väikeste kogukondade, seda sidusust nagu toodi esile. Et ilmselt väikestes kogukondades on sul raskem jääda anonüümseks või märkamata kui suurtes linnades. Aga väikestes paikades pole nii palju ressursse või need võimalused või need teenused on jälle nii kaugel, et nendeni jõuda. Nii et ühesõnaga, kindlasti on märkamist väiksemates kohtades võib-olla rohkem ja sellist isiklikku puudutust kui suuremates asulates. Aga ma ei ole selle ala ekspert. Jaa, aitäh. Jaa. Aga võib-olla üldine küsimus, et miks peaks üldse kogu ühiskond hoolima sellest, et noored õpiksid ja töötaksid? Jah, see on ju noore enda asi ju. Jah, täpselt. Kui vaadata ühiskondliku vaates, siis on isegi tegelikult ära arvutatud, kui palju toob mitu miljonit toob kahju see, kui nädalas, kui noored ei õpi ega tööta Euroopas. Aga üks on see, nii-öelda puhtalt selline majanduslik, et kui ikkagi inimesed oleksid aktiivsed, töökad, toimetad, siis kindlasti nad toodaks ka ühiskonnale rohkem väärtust, ka finantsiliselt. Siis teine pool, mis on tegelikult ka uuringutes kirja pandud, on ka see, et isegi rännet ühe ühiskonna mõttes võib ka see mõjutada seda, et inimesed liiguvad riigist välja. Pereloomet võib mõjutada. Ja lõpuks ka tervist ja vaimset tervist, mis on kõige oluline. See on nüüd isiklik tasand. Et kui sa oled ikkagi pikalt nagu ignoreeritud, ei ole leidnud oma teed, sa mõtled, kes sa oled, tegelikult see on vaimselt väga raske. Ja lõpuks on ka füüsilised haigused nobedalt tulemas. Et nii et isiklikus ja ühiskondlikus plaanis on see natukene keeruline. Muidugi ma ei räägi selles olukorras nendest, kes on maailmas rändamas ja ei õpi ega tööta, aga teostavad ennast mingil muul moel, et nende pärast ei muretsegi. Aga just need, kes tahaks, või ei taha veel ja ei tea, mida nad tahavad, aga tuge ka ei ole ja palju muid takistusi on, et siis oleks hea, kui neid aidataks. Selge. Milline sõnum võiks sinu arvates jääda noorele kõlama, kes tunneb täna ennast, et kool või töö, see ei ole tema jaoks? Ta võib täna seda tunda ja sa võiks noorele öelda, et kui sa nii tunned, see on sinu jaoks nagu täiesti okei. Ja see mõte võib ju aja jooksul muutuda, aga pigem võib-olla see sõnum ka siin läbivalt on minu jaoks olnud see, et proovi, katseta, loo endale, ma ei tea, öeldakse üleliigne arv võimalusi, sest kui sul on üleliigne arv võimalusi, siis järelikult on sul millegi vahel valida. Ja ka negatiivsed kogemused tuleb mõtestada enda jaoks ära, et sealt on ka igast asjast on õppida, et lihtsalt õppida ja proovida õppida igast kogemusest, igast võimalusest ja neid võimalusi nagu endale lubada. Ja siis võib-olla ühel päeval mõtled, et ma olen sellest tugev, ma tahan seda edasi arendada ka siis õppimise või tööelu kaudu. Mulle nii meeldis see, kuidas sa ütlesid, et loo endale nagu väga palju võimalusi. See on nagu nii hea mõte, et siis on nagu hea valida nende vahel ja teine asi ka see, et mulle tundub, mida me eestlastena nagu suhteliselt kardame, on nagu läbipõrumine ehk negatiivsed kogemusi, et tegelikult on sellest nagu hea õppida ja teha nagu järeldusi, et kõik kogemused on nagu head. Ja. See loo endale üleliigne võimalus, ma leidsin selle fraasi ühest enesejuhitud õppimisega seotud raamatust, aga ma ei mäleta enam millisest. Ja kui ma seda lugesin, siis ma tundsin selles ära iseenda ja selle, miks ma kõigele jaa ütlen. Vaata öeldakse, õpikuidki on, kuidas öelda ei, eks ole. Ja siis ma sain aru, et ma ütlengi jaa, sellepärast kui ma ütlen jaa, siis ma annan uuel võimalusel tulla ja kui ma teda kogen seda võimalust, siis ma saan aru, kas ma midagi, mis mul on nüüd liialt, jätan maha.
ja lähen selle uue asjaga edasi või tunnen ära, et see uus asi pole, et mul on nagu võimalik midagi maha jätta ja midagi juurde võtta. Aga kui mul on ainult üks võimalus, siis ma jäängi sinna kinni. No nii ta on. Jah. Nii ta on. Lõpetuseks, ole hea, räägi, et kust nagu meie kuulajad ja vaatajad võiksid nagu nii-öelda rohkem infot leida. Et ka, kus me sinu doktoritöö leiame, kus saaks lugeda? No lugeda saab seda kindlasti Tartu Ülikooli selles veebipõhises andmebaasis, kus see on üleval ja kindlasti on ta hästi kergesti leitav minu nime ja Kerli Kõivi ja doktoritöö. Ma usun selle otsingu peale, ta tuleb kenasti kätte ja sealt saab lugeda. Ja, et ta küll on hästi mahukas ja inglise keeles, aga seal on ka siis üks peatükk on nagu eestikeelne kokkuvõte. Et sealt. Ja siis muidugi Google Scholarisest panna jälle minu nimi sisse, siis sealt tulevad kõik need üksikud eraldi võetavad uuringud välja, et mis on ka minu doktoritöö osana, aga sealt saab nagu leida pealkirjade kaupa. Ja, et kes tahab nagu rohkem lugeda ja süvakuti minna, et siis leiab need ilusti üles, seda on hea teada. Ja selle küsimustikuga või hindamisinstrumendiga, et sellega ma olen teinud sellist lugu, et ma sain ka stipendiumi või sellist tunnustava stipendiumi, mille raames ma siis ka justkui tegin digitaalse versiooni, et kui inimene täidab selle küsimustiku veebis ära, siis tuleb tema meili peale nii-öelda siuke raport nende faktorite osas. Aga see ei ole midagi, mida ma selliselt levitan, et ta on veebis nii-öelda ta mul olemas, mingi ühe koodiga saab ka sinna sisse, et lihtsalt kui kellelgi tõsiselt huvi on, et siis ta võib minu poole pöörduda ja ma lahkelt saan lasta proovida. et olen ka sellise lahenduse teinud, ja pakkunud ka seda noorsootöötajatele, noorte heaoluspetsialistile nagu töövahendiks. Me oleme jõudnud suht lõpusirgele, et kas on veel midagi, mida sa tahaksid esile tuua, midagi öelda, mida me tegelikult täna siin ei puudutanud? Ma arvan, et need küsimused sinu poolt olid nii põhjalikud ja detailsed, et me rääkisime päris palju ära. Aga tahaks ikka öelda, et õppige ja alati ei pea koolis õppima, vaid õppige elust ja olukordadest ja mugavustsoonist välja hops. Jaa. Mina veel lõpetuseks ütlen siia, et kes tahab rohkem teema kohta infot saada, siis leiab seda ka Harno blogi Noorteseire rubriigist. Sotsiaalkindlustusameti lehelt leiab infot noortegarantii tugisüsteemi kohta ja samuti Haridus- ja Noorteameti lehel olev info, programm noortele, kes ei õpi ega tööta. Aitäh sulle, Kerli, et me selle koos olime ja sinu värskelt avaldatud doktoritöö teemadel saime rääkida. Ja hea kuulaja vaataja, kes sa meiega siin kaasas olid, ootame sinu tagasisidet, sinu mõtteid ja kirjuta need meile noorteseire@arno.ee meiliaadressile. Nii et aitäh ja kohtumiseni järgmisel korral.